Ja meie täna vaatame esimese Johannese kirja. Johannese esimese kirja. Meie teekond Johannese kirjas on olnud käänuline, aga loodetavasti täna on jälle üks suur samm tee peale. Esimese Johannese 1:5-10. Ja see on sõnum, mida me oleme kuulnud temalt ja kuulutame teile. Jumal on valgus ja temas ei ole mingit pimedust. Kui me ütleme, meil on osadus temaga, kuid käime pimeduses, siis me valetame ega tee tõtt. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus oma vahel ning Jeesuse, tema poja veri, puhastab meid kogu pattust. Kui me ütleme, meil ei ole pattu, siis me pettame iseendid ja tõde ei ole meis. Kui me oma pattu tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda ette annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Kui me ütleme, meie ei ole pattustanud, siis me teeme tema valetajaks ja tema sõna ei ole meis. Jumal on valgus ja ta on tõeline valgus. Ta on headuse, truuduse, tõe, ilu, au allikas ise. Ja temas ei ole mitte mingit pimedust. Tema sees ei ole mitte ühtegi pimedust. Sellepärastki inimesed tihti kardavad Jumalat piiblis, kui nad näevad teda. Kui Jeesus korraks võttis justkui loori maha seal muutmise mäel, siis Peetrus, Johannes ja Jakobus kartsid, sest korraks nad nägid, et Jeesus on ka valgus. Valgem kui valgus ise. Kui Mooses oli Jumalaga Siinai mäel, siis Mooses tuli alla ja tema ka lausa kumas, ta säras. Ta võttis natkene Jumala valgust enda peale ja hakkas ise särama selle tõttu. Ja mõnes mõttes see Jumalan valgus tähendab ilma vigadeta, ta on täiuslik. See on tõsi. See tähendab siis, ta on hele, ta ei ole pime, ta ei ole paha, ta on ainult hea, ta on ainult ilus. Ja see on ka. Aga see tähendab ka, ta on moraalne, ta ei ole pattune, ta ei ole viltu, ta ei ole vale, ta ei ole paha. Kui me just rääksime sellest, et paljud on haiged, siis Susanna pani mind mõtlema eile õhtul ühe laulu peale, mis ütleb, et Jumal on nii hea, et ta ei ole mitte lahke. Jumal on nii täiuslik, et tema ei ole kuri. Jumal on lihtsalt hea. Ta lihtsalt on valgus. Ja kui sa mõtled sõnade peale korraks, eesti keel erineb teistest keeltest, vähemalt inglise keeles niimoodi ei saa öelda, aga eesti keeles sa saad öelda, et see valgus on väga valge. No valgus on valge, ja aga mis siis, kui see on punane valgus, siis punane valgus on ikka väga valge. Sest valge eesti keeles tähendab ere, hele. Ja nii, et eesti keel juba peegeldab seda täpselt, mida me tahame täna vaadata. Jumal on valge, mitte ainult puhas, vaid ere, puhas, hea. Ta on valge, ta on valgus. Ja ei ole mitte midagi pahas tema sees, ta ei kunagi ei tee valesti, mitte pattuselt, mitte isekalt, mitte kehvasti, sest tema on tõeline valgus. Nagu kui sul on valge leht ja sa seised päikese käes ja sa vaatad seda valget leht ja peaaegu pimestab sind, olete kogenud seda. Või sa oled toas ja kõik kardinad kinni, sest sa oled väsinud ja laupäeva hommik ja sa lähed korraks välja ja päike paistab silma. Nii ere, nii valge, sest Jumal on valgus, ehk tema sees ei ole mitte midagi viga. Nii et mida see tähendab, et Jumal on valge? Paulus, Johannese mõte siin on mitu. Johannese suur eesmärk siin tema kirjas ei ole see, et rääkida, kui imeline Jumal on, või see, et lihtsalt sulle öelda, kui paha sina oled. Vaid Johannese eesmärk, sa leiad seda, Johannese samas kirjas, viimases osas, kus ta ütleb täpselt, mis ta eesmärk on. Kui me räägime piibli tõlgendamisest, me tahame teada, mis autor tahtis, mida Jumal siin tahtis, mida Johannes pühavaimu inspiratsiooni poolt tahtis öelda meile. Me tahame teada, mida Jumal ütleb meile. Ja nüüd vaata ju esimese Johannese 5:13. Kui me räägime hermeneutikast või piibli tõlgendamisest, me ei räägi lihtsalt sellest, et mis sina arvad see ütleb, vaid mis piibel ütleb, et ta ütleb. Ja siin
Johannes annab meile juhtnööri oma kirja jaoks, miks ta kirjutas seda meile. Ja ta ütleb, seda, mis see seda on tõenäoliselt kogu oma kiri, seda ma olen kirjutanud teile, kes te usute Jumala poja nimesse, et te teaksite, teil on igavene elu. Johannes kirjutas seda kirja selleks, et sinul oleks see kindlus, et sinul on igavene elu, sest sa oled uskunud tema Jumala poja nimesse. Mõni kasutab Johannese kirja niimoodi, et kas sa ikka oled usus, on ju? Kas sa käid valguses, nagu Jumal on valgus? Kas sa ikka teed nii, nagu Jumal tahab? Poolenisti õige. Aga pigem Johannes siin tahab seda maitset sulle anda, et aga sa oled ju kristlane, kuna sa elad niimoodi? Johannese mure ei ole see, et kas sa ikka oled kristlane, vaid tema mure on pigem see, et kas sa ikka tead, et sul on igavene elu täna. Ja kuidas sa saad teada, kui see reaalsus on sinu elus? Ta tahab, et sa teaksid, et sul on igavene elu. See on tema kogu eesmärk. Nii kui me tõlgendame piiblit siin esimese Johannese kirjast, me peame hoidma siin kukla taha, et Johannes tahab, et sina ja mina teaksime, et meil on igavene elu. Mitte, et me kõhkleksime, mitte, et me kahtleksime ja mitte, et meil oleks liiga raske, vaid et meil oleks kindlus täna, kinnitus täna, selles päästes. Nii et siin Johannes annab meile teada täpselt, mis meil on vaja teada. Me alustame 5. salmiga korraks. See on meie alus. See on sõnum, mida me oleme kuulnud temalt, Jumalalt, ja kuulutame teile. Jumal on valgus ja temas ei ole mingit pimedust. Ta alustab oma argumenti sellega. Jumal on valge, Jumal on imeline, fakt. Nüüd, mis ma tahan teile öelda, sõltub sellest. Ma juba ütlesin, miks Johannes kirjutas. Ta juba kirjutas, et sa teaksid, et sul on igavene elu, aga üks veel asi on see, et ta tahab, et sa tead, mis ei ole tõde. Ta tahab, et sa kõnniksid valgusest tões, nagu Jumal on tõde ja valge. Selleks aga ta natuke ründab mingil määral teisi ebauskusid või hereetilisi vaateid. Üks on gnostisism. Gnostisismi mõte on keeruline, aga põhimõtteliselt me saame öelda, kui keegi on gnostisist ehk teadmine, gnosos, siis ta teab midagi, mis teised ei tea, ja see teadmine on põhimõtteliselt see, et ma olen nii püha, et mina võin pattu teha. Põhimõtteliselt see nii oli. Ja see väljendas niimoodi, et kuna liha on nagu nii pattune, aga vaim on nii puhas, siis ma võin pattustada selle ihuga, aga mu vaim jääb puhtaks. Enam-vähem see oli niimoodi. See oli väga palju igasuguse värve veel. Või üks oli antinomianism ehk seaduse vastu seis. Ehk anti ja siis nomos seaduse vastu. Ja seaduse vastu oli see, et kuna ma olen kristlane, kuna kõik mu patted on andeks antud, ma võin patustada. Ma ei vaja seadusi. Ma võin elada täpselt nii, kui ma tahan, sest Jumal võtab mind vastu Jeesuses. See oleks vale. Või üks oli arianism, et Jeesus ei ole ikka päris Jumal, ta on võib-olla nagu ingel või mingi lihtsalt väga tore tegelane. Ja Johannes selle kirjaga ründab neid kõiki. Aga selge sõnaliselt mitte. Aga sa näed neid maitseid igal pool. Ja siin on üks veel viis, mis ta siin ründab, on see, et mina olen nüüd kristlane ja ma olen nii püha, et ma olen nii valge kui Jumal ja ma kunagi ei eksi mitte ühtegi nagu Jumal. See on üks asi, mida ta ründab. Miks? Sest ma arvan, Johannes nagu meie teadis midagi olulist. Ja täna siis me vaatame 3 tunnust, mida see tähendab, või 3 tunnust või kinnitus, et sina käidki valguses. 3 tunnust või kinnitus, et sina käid valguses. Nii et sul oleks, täpselt nagu Johannes tahab teada, et sina teaksid, et sul oleks kindlus temas täna. Et sul oleks kindlus, kinnitus temas. 3 tunnust või 3 kinnitust. Esimene on tõeline osadus. Meil on tõeline osadus. Teine on tõeline meeleparandus. Kui meil on tõeline meeleparandus, siis see kinnitab seda, et me oleme valguses. Ja 3 on tõeline tunnistus. Kui ma tunnistan õiget asja, siis ma tean ka, et ma tõenäoliselt olen valguses. See on natukene segane jälle ja ma loodan, et täna me jõuame selguseni, mis see kõik tähendab. Aga alustame 6. salmiga. 6 ja 7 on see valguses käimine tähendab tõeline osadus Jumalaga, tõeline osadus Jeesusega. Me nägime eelmine kord, kui me vaatasime 1. Johannese kirja, et osadus on Jumalaga, ehk mul on pattude andestus, mul on igavene elu, mul on rõõm ja rahu Jumalast täna.
ja mul on osadus teiste kristlastega. Ja Johannes ütleb siin, et see osadus, kas mul on tõeline see osadus, on oluline. 6. salmis ta ütleb niimoodi. Kui me ütleme, meil on osadus temaga, kui käime pimeduses, siis me valetame ega tee tõtt. Kui sina kuuled seda, käi pimeduses, mis sa mõtled? Sa mõtled patt, kas mul on õigus? Tema käib pimeduses, tähendab, ta käib pattus. Kas poleks nii? Üldiselt vähemalt mina mõtlen nii. See pime maailm, kõik on nii pime. Me mõtleme patt. Aga kas Johannes siin mõtleb patt või kas Johannes siin mõtleb tõde ja vale? Ja ma lihtvastusta tähendab siin tõde ja vale. Ehk mitte patt ja mitte patt. Sest siis, mis see tähendaks, oleks see, mida me loomulikult kohe mõtleme, et kui ma ütlen, et ma ei tee pattu, sest ma olen temaga, aga ma teen pattu, siis ma valetan ja ei tee tõtt. Me üldiselt loeksime niimoodi. Aga Johannese mure on see, et kui ma ütlen, et mul on tõeline osadus Jeesusega, aga ma käin vales, mitte tões, siis ma valetan ja ei tee tõtt. Tema mure on rohkem see, kas ma elan mitte ainult puhtalt, nagu Jumal on puhas, vaid kas ma elan tões, kas ma saan tõest aru, kas ma tean, mis on tõde. Ta kasutab huvitavat sõna siin, kui ta ütleb, et kui me ütleme, meil on osadus temaga, kui käime pimeduses, eeldab seda, et see on elustiil pimeduses, ehk ringi käima. Ta kasutab sõna, ringi käime pimeduses. See on lihtsalt sinu elu, sa käid ringi niimoodi. Kas sina siis oled pimeduses või valguses? Kuidas sa kõnnid või kuidas sa käid? Aga siin, nagu ma ütlesin, on olulisem see, mis see valguses käimine siin on, mis see osadus Jumalaga siin on pigem see, et me mõistame tema sõna, me armastame teda, me kuuletame talle, me armastame teine teist, aga ka me tunnistame midagi olulist siin. Vaatame edasi siin. Tõeline osadus Jumalaga on tunnus, et ma olen tõesti valguses. Kuidas? Sest siin ta ütleb, kui me ütleme, meil on osadus, kui käime pimedus, siis me valetame ega ei tõtt. See on oluline. Sa ei taha olla silmakirjutsaja, mina ei taha olla silmakirjutsaja, ma ei taha olla see, kes ütlen ühte asja ja teen teist ja ei tee tõtt ka. Nii me vajame selgitavat midagi, kuidas ta mõtles. Vaatame 7. salmis, sest ta jätkab oma mõtte, sest ta kontrasti siin. Kui me ütleme, ja siis 7, aga kui. Nii, kui sa ütled, et sul on osadus, aga käid pimeduses, siis sa valetad. Sa ei tee tõtt. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis meil on osadus oma vahel. See kõlab jälle nagu patt, mitte patt. Patt puhas. See kõlab niimoodi. Sest kui me käime valguses, nii nagu tema on valguses, mis sa mõtleksid, et see tähendab? Kohe me mõtleme, et see tähendab, et ma ei tee pattu. Ja loomulikult ta ei taha, et sa teeksid pattu. Vaata 2.1 korraks, Johannese 2.1, ma tahan seda korraks öelda selgelt. Mu lapsed, seda ma kirjutan teile, et te ei teeks pattu. Ta ei taha, et sa teeksid pattu. Aga ta toob reaalsust välja, mis sul on oluline teada. Sest siis ta ütleb teises peatükis jälle, aga kui keegi pattustab, siis meil on ees koos ja isa juures Jeesus Kristus, kes on õige. Ehk eelus on see, et kuigi sa oled valguses, see tähendab, et sa alati ei tee, mis on õige. Ehk sa pattustad. Kuidas ma saan seda öelda? Sest 7 ütleb, kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis meil on osadus oma vahel. Vot, meil on osadus, kui tore. Tõeline osadus tähendab, et mul on osadus Jeesusega ja sinuga ja sul minuga ja Jeesusega. Kuidas ma tean või mis see imeline osadus on? Me just lugesime enne jutlust, mis oli Vana Testamendi lubadus uue lepingu kohta ja mis see oli? Et nad tunneksid mind, ma ei mäletaks enam nende patte. Mis on uue lepingu suur tunnus? See on see, et sinu pattud saavad andestatud. See on tunnus uue lepingust. See ei ole see, et sa teenid seda, vaid nad on sulle andestatud. Ja siin 7. salmis, mida me näeme, mis on see osaduse tunnus? Kui mul on osadus oma vahel ja osadus temaga, siis, mis ta ütleb? Tema poja veri puhastab meid kogu pattust. Johannes ütleb, kui sina käid valguses, nii nagu tema käib valguses, siis Jeesuse veri puhastab sind. Kas ta räägib pattust ja mitte pattust? Kui ma käin mitte pattus, ehk valguses, siis Jeesuse veri puhastab mind minu mitte pattust. Ei, see ei saagi nii olla. Mis ta mõtleb siis?
Ta mõtleb pigem see, kui mina saan aru, et mul on osadus Jeesusega, kui ma käin Jeesusega, siis ma teen tõtt, ma räägin tõtt, ma teen, mis on õige. Ja mis on see osaduse tunnus? Ma saan andestust, sest ma olen uues lepingus. Ma saan pidevalt andestust Jeesuselt. Kuidas ma tean seda? Üks asi on see, et mõtle nüüd mingi ema peale. Kuidas sa tead, et keegi on kellegi ema? Näiteks, kui te näete ühte last siin ringi jooksmas, tüdruk, ja ta on täiesti must. Kuidas sa tead, kus on tema ema? Tema ema on see, kes võtab ta sülle, peseb teda, hoolitseb tema eest, toidab teda ja nii edasi. Kuidas sa tead? See, kes hoolitseb selle lapse eest, on järelikult tema ema. Ja kuidas sa tead, kelle oma või kuidas sa tead, kes kuulub Jeesusele? Jeesus hoolitseb tema eest. Vaata, mis Johannes kirjutas 13. peatükis Johannese evangeeliumis, mis me lugesime ka enne jutlust. Jeesus ütleb meile, mis see tähendab, et osa saada Jeesusest. Johannese 13.8. Jeesus hakkab jalgu pesema. Jõua Peetruseni, tubli Peetrus. Ütleb, Jeesus, oled väärt, ära pese mu jalgu. Kas me ei tahaks samamoodi öelda? Jeesus, ma ei taha, et sa võtad minu mustust. Peetrus ütles talle, mitte mingil juhul ei pese sina mu jalgu. Jeesus vastas Peetrusele, kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Jeesus ütleb Peetrusele, viis, kuidas sa saad osa minust, on see, et ma pesen sind. Kas sa tahad tõelist osadust minuga, siis ma pean sind pesema. Ma pean sind pesema, et sa saaks mu osa. Muidu sa ei ole minu oma. Tunnus, et me oleme Jeesuse oma ja Jeesusega osaduses on see, et mul on andestus, ma olen uues lepingus. Siimon Peetrus ütles talle, tubli Siimon, nüüd ta saab aru, ma tahan väga Jeesus sinuga osa saada. Issand, ära siis pese üksnes mu jalgu, vaid käsi ja pead. Jeesus ütles talle, puhtaks pestul ei ole vaja pesta muud kui jalgu, sest ta on üleni puhas. Ka teie olete puhtad, kuid mitte kõik. Ta räägis Juudast, me teame seda. Juudas oli nende hulgas, aga ei olnud pestud päriselt sõnaga. Ta ei olnud päriselt kristlane, ta ei olnud päriselt Jeesuse oma. Ja ma ei taha üle vaimulikust seda mõtet liiga palju, aga ma olen kuulnud ja mõnikord see sobib. Miks Jeesus ainult peseb nende jalgu, sest ta tahab olla teenija nende jaoks, ta näitab seda. See on see fakt. Aga siin on üks huvitav asi, et miks Jeesus ütleb, et puhtaks pestul ei ole vaja pesta muud kui jalgu, sest on üleni puhas. Mõnes mõttes eeldab, et kui sa oled üleni puhas, siis mõnikord sul vajab lihtsalt seda natukene nagu täppistööd vaja veel. See, et sul on osadus Jeesusega, tähendab, et ta peseb sinu jalgu justkui. Ta hoolitseb sinu nõrkuste eest, sinu mustuse eest nüüd. Kuidas ma tean, et see laps kuulub sellele emale, sest ta peseb teda, ta hoolitseb tema eest. Kuidas ma tean, et ma olen Jeesuse oma, on see, et ta peseb mind, ta hoolitseb minu eest. Ja me oleme puhtad Jeesuses, see on fakt, kõik mu patud ära viidud. Aga mõnes mõttes sümboolselt Jeesus ikka justkui peseb minu jalgu. Ta ikka peseb minu igapäevast mustust maha, sest mul on osa temaga, sest sul on osa temaga. See, et me oleme Jeesusega osaduses, tähendab, et ta peseb meid. Ta puhastab meid, see tähendab, et me oleme tema omad. Andestus, pühadus, kõik muu, mis temas on, eeldab, et me saame pestud temas. Ja 7. salmis 1. Johannese kirjas, 1. peatükis ütleb, et tema veri puhastab meid. Millest? See ütleb kogu pattust. Kogu pattust. Need sõnastused siin eelab regulaarne asi, mis toimub minu elus. Mitte üks kord. Ma olen kristlane, sest üks kord risti peal kanti. Ei, ma olen kristlane, sest täna Jeesus peseb mind. Täna Jeesus on võtnud mind endale ja ma olen osa saanud Jeesusest, sest täna ta peseb mind. Täna ta hoolitseb minu eest. Täna ma olen tema oma. Nii et see tähendab, et ma olen temaga. See tunnus, et ma olen Jeesuse oma, on see, et ma saan pestud kogu aeg. Ja siin on see imeline fakt, kuidas ma tean, ma olen osadus temaga. See on väga raske, sest kiusatus ja kõik muu tuleb vastu, aga kui sina pattustad, kui sa teed midagi, mis sa ei tohiks, ma mõtlesin koi peale, koi, see väike liblikas on ilus, koi on kole. Liblikas lendab, kõik tahavad seda vaadata, koi on kole.
sa näed ja tapad. See on kapis, iu. Mida koi teeb? See on öösel, sa teed uks lahti. Nad lendavad kohe valguse juurde. Ja ma lihtsalt mõtlesin koi peale. Me peame olema nagu koid. Ma tean, et ma ei kõlba kuhugi, aga Jeesus, ma jooksen sinu poole, sest sina oled valgus. Sina pesed mind valgeks. Sina teed seda imelist tööd. Aga see eeldab nüüd, see on tõeline osadus Jeesusega, tähendab, et ta tõesti regulaarselt puhastab mind, peseb mind. Aga teine on see, et see tunnus, et ma tõesti käin valguses, ei ole ainult see, et ta peseb mind, vaid et mul on pidev, sõltuv, jätkuv, arenev andestus Jeesusega, ehk mul on meeleparandus ka. Aga enne kui me jõuame sinna, ma tahan keskenduda ühele pildile. Nii, minul nagu koi ma lähen valguse poole, sest see on nii hea. Ma tean, et ma ei kõlba, aga ma tahan Jeesuse juurde. Jeesus ütleb seda Johannese 3. peatükis, et need, kes vihkavad Jeesust, ei tule valguse juurde, et nende teod saaksid avalikustatud. Aga need, kes teevad tõde, tulevad, et nad saaksid avalikustatud kõik, mis nad on teinud. Ja mina tulen ja ma näitan kõik mu käed ja nad on ikka nõrkad ja väiksed, nagu väike laps, kes toob sulle oma joonise, kus on dinosaurus. Ja sa mõtled, kas ei ole lehm? Nii kehvasti joonistatud. Ja me oleme niimoodi, see on minu dinosaurus. Ja ta võtab vastu, sest ta armastab meid. Ta puhastab, ta andestab, ta annab kõik, mida me ei saa. Kui sina patustad, sina vajad tema andestust. Ja isegi kui sa oled kristlane olnud mõnda aega, sina vajad tema andestust täna. Ma tahan kujutada ette, sa oled elanud terve elu pimedas koopas. Me kõik oleme. Sa ei näe su riideid, sa ei näe su hambaid, sa ei näe su juukseid. Need on kõik väga viltu. Su soeng on hästi huvitav, kui viisakalt öelda. Sinu hambad on suured ja viltu. Su jalad on suured ja karvased. Su riided on kõik mustad, aga sina ju ei tea, sest nad ei haisegi. Nii, sina elad koopas kogu oma elu. Ja üks päev sina astud sealt välja. See tuleb valguse juurde. Ja sa vaatad, ma olen selline. Ja valgus on see, mis abistab siin. Sa saad juukseid kammida, sa saad kõik, sest valgus on see abistav vahend sellel näitel. Ja sa paned ilusaid riideid ja nüüd sa oled üsna viisakas. Sa oled ilus, sest sa oled valguses. Ja siis üks päev sa lähed koopa suu juurde ja ütled, sõbrad, mul on midagi öelda, tulge välja. Ja nüüd ütled, me ei taha. Sa ütled, sõbrad, teie riided on väga mustad ja teie jalad on väga mustad ja teie näod on väga mustad ja kõik on väga kehv. Ja mis nad vastavad? Ei ole, me oleme elanud terve elu siin, kõik on korras. Jäta meid rahule. Jeesus on teinud seda, et me oleme tulnud valgusse. Ja ma elasin patus enne, kui ma sain kristlaseks ja nüüd ma näen, kes ma olen. Ma näen, et ma olen must, ma näen, et ma ei kõlba. Ja see on väga imeline. Sama päike, mis näitab, kui must ma olen, on sama päike, mis näitab minu plekke, on sama päike, mis pleegitab neid ära ja valgendab neid, sest ma olen valguses. Ja nüüd ma näen, et see elu, mis ma elasin, ei kõlbanud. Ja mida rohkem ma vaatan, ma näen nüüd kortsusid ja igasugused asju. Mida rohkem ma vaatan valguses, ma näen rohkem puudusi. Või naised, võib-olla te kannate seda luuppeegel, ma ei tea, mis see nimi on õige, aga ma ütlen luuppeegel, see väike ümarpeegel, mis teeb hästi suureks kõik. Wow, sa vaatad sinna sisse, vaatad tavalist peeglit, ma olen okei, vaatad luuppeeglit ja sa näed igat viga su näo peal. See on umbes, kuidas me tunneme valguses, et ma ei kõlba ja ma olen must. Aga imeline asi Jeesusega on see, et mida lähemale ma lähen Jeesusele, seda valgemaks ta teeb mind ja puhtamaks ta teeb mind. Kõik need kortsud, kõik need plekid, justkui kauvad vaikselt ära. Mida lähemal ma olen Jeesusele, seda puhtamaks ma lähen. Mis tähendab, et mida kauem sa elad kristlasena, seda rohkem sa näed oma nõrkusi, aga seda vähem sul on, ehk sinu pühitsus, sinu kasvav, pidev kasvamine Jeesuses on suurem. Aga sa näed neid veel, ma kasutan sõna püha siin nagu piibel, et vanad pühad, vanad kristlased, kes on olnud Jeesusega 50+ aastat. Ja nad saavad sulle tunnistada, et jah, ma aktiivselt tein väga vähe patte võrreldes sellega, mis alguses mu elus oli.
aga ma näen mu puudusi palju rohkem. Ehk mida rohkem ma olen valguse juurde jõudnud, seda rohkem ma näen neid kortsusid ja plekke. Aga mul on neid vähem, sest Jeesus pühitseb mind, teeb mind valgemaks. Aga ma näen neid aina rohkem. Ja see on see imeline töö, mis ta teeb. Jeesus risti peal, mis ta ütles? Ta ütles, see on lõpetatud. Me ei pea otsima seda imelist puhastust mujal, vaid Johannes ütleb siin, Jeesuse veri puhastab meid jätkuvalt. See sama asi, mis juhtus risti peal ligi 2000 aastat tagasi, see on see sama asi, mis nüüd mul on vaja. Ja siis me ei jää samaks, me muutume aina rohkem Jeesuse sarnaseks. Ja vennad ja õed, kui sa arvad, et sa ei kõlba, et ma lihtsalt ei kõlba. Jeesus, ma armastan sind, aga ma olen liiga kortsune, ma olen liiga kole, siis ole julgustatud, sest Johannes ütleb, et Jeesuse veri puhastab seda. Sest kui sa näed seda, järelikult sa oled valguses. Kui sa käiksid pimeduses, miks ma ütlesin, et pimeduses ja valguses käimine tähendab tõde ja vale on see. Mina olen kohtunud nii nimetatud kristlasi ja mitte kristlasi, kes on öelnud mulle, mina ei tee pattu. Ma olen väga tore. Ja mitte kristlane tõesti siiralt võib arvata seda. Sest ta elab maailma standardi järgi. Ma ei ole tapnud kedagi. Ma ei ole kunagi varastanud. Siis ta arvab, et ta on valge. Aga Piibel ütleb, ta elab pimeduses. Ta on nii pime, ta ei saa aru. Ta lihtsalt ei saa aru, mis Jeesus ütleb. Kui pime juhib pimedat, nad mõlemad kukkuvad auku. Ja meie maailma on pimedaid täis. Nad lihtsalt ütlevad, koopas, me kõik oleme nii puhtad siin. Ja nad ei näe. Ja Johannes ütleb, kui me oleme valguses, me näeme liiga hästi. Et appi, kui räppane ma olen. Sellepärast ta ütleb, aga Jeesuse veri puhastab teid. Ma ei pea muretsema, et oi, nüüd ma ei kõlba, vaid see on jätkuv protsess, mis Jumal teeb. Kui ta näiteks sulle kõik sinu patte täna, sa ilmselt sureksid. Üks katse, kui sa arvad, sa oled hästi hea, on siiralt palvetada. Jumal näitab, kui pattuna ma olen. Kui ma olen palvetanud seda siiralt, mul tavaliselt tuleb kõige hullem nädal minu elus järgmise nädalana. Ma näen lihtsalt, kui palju mul ebaõnnestub, kui kuri ma võin olla, kui isekas ma võin olla, kui pahasti ma teen kõik. Nii et kui sa arvad, sa oled väga tubli täna, sa võid palvetada siiralt, et Jumal näitaks sulle. Ja minu kogemus näitab, et ta on väga ustav näidata. Paneb kohe luupeeglid silma ette ja kõige tugevamat valgust ja ma ei saa hakkama. Ma tahan alla anda, kui ma saan aru. Te võib-olla palju ei tea seda minu kohta, aga kui ma panen oma allkirja, ma panen Kalle P limit. No Peeter on mu teine nimi. Ma panen P, mul ei ole Peeter. Peeter on mu teine nimi, Kalle Peeter. Ma panen Kalle P limit. Ja miks ma panen P? Sest iga kord, kui ma panen allkirja, ma panen P, sest kunagi ma kuulsin ühest vanast mehest, kunagi aastaid tagasi, kes pani SS, see oli inglise keeles, ja mis ta pani seda, oli see, et oma allkirja lõpus ta pani päästetud pattune, SS, inglise keeles. Ja ma ütlesin, et mul on juba üks P seal, ma panen lihtsalt ühe P juurde. Nii, mul on Kalle päästetud pattune limit, iga kord, kui ma panen allkiri. Et ma ka mäletaksin, kes mina olen, kes Jeesus on. Me ei rõõmusta selles, et me teeme pattu, me üldse ei rõõmusta ja Johannes siin ütleb, ära tee pattu. Aga me teame, mis on see tõde. Ja kuidas me teame, et see on tõde, on see Filipplaste 3.12, Paulus ütleb, mitte et ma selle oleksin saanud ja oleksin juba täiuslik, aga ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud. Paulus sai aru, et ta ei ole jõudnud. Ta ei ole täiuslik veel. Või Paulus 1. Timoteuse 1.15, ustav on see sõna ja väärib igati vastuvõtmist, et Kristus Jeesus on tulnud maailma päästma pattuseid, kelle seast esimene olen mina. Oot, olid, Paulus, minevik vorm, olid. Olen esimene. Paulus sai aru, mida lähemale ma lähen valgusele, seda rohkem ma näen, et ma ei kõlba, aga ma tean, et ta veri peseb mind. Ma ütlesin, see on üks tunnus. Teine tunnus, valguses käimine, see tunnus on see, et mul on tõeline meile parandus. Nüüd salmid 8 ja 9. Me vaatasime seda, kuidas ma lihtsalt saan aru, et kui mul on osadus Jeesusega, mul on see pidev protsess, et ma näen, kuidas ma olen ja ma näen, et annab mulle andeks. Teine on valguses käimine, tähendab pattude tunnistus, või see tähendab tõeline meile parandus, mis tähendab nüüd see, 8 ja 9. Kui me ütleme, meil ei ole pattu, siis me pettame iseendid ja tõde ei ole meis. Oled sa kunagi kuulnud
nii nimetatud kristlane, kes ütleb seda. Aga mina ju ei tee väga pattu, ma olen elanud aastaid niimoodi. Siis Johannes ütleb, sa pettad iseennast ja tõde ei ole sinus. Sa arvad, sa oled nii täiuslik, küsi oma naise käest, küsi oma mehe käest, küsi oma laste käest. See on nagu inimene, kes kõnnib ringi, sa ütled, proua, su jalad on väga mustad ja ta ütleb, ma ainult näen pilvi. Sest ta vaatab taevast. Jah, vaata korraks alla. Ma ei näe mitte midagi. Arusaadavalt sa ei näe mitte midagi, sa vaatad vales suunas. Või see inimene, kes ütleb, tead ju, ma väga ei valeta. Sa küsid, mis on valetamine? Selline teadlik asi, kui ma ainult ütlen siis, kui ma tahtsin öelda seda, aga siis see inimene sai vale on mitte tõde rääkimine. Kas sa kunagi valetad? Ja inimene tihti ümber sõnastab pattu, et ta ei teeks pattu. Patt on ainult siis, kui ma A, B, C teen. Aga ma ainult tegin A ja B, C, ma veel ei teinud. Ta pettab ennast. Ta ütleb, aga ma ei tee pattu. Aga Johannes ütleb, nagu roomlaste kiri kinnitab, kõik on pattu teinud ja Jumala kirkusest ilma jäänud. Roomlaste 7 ütleb neid asju, mida ma ei taha teha, ma teen. Johannes ütleb, kui see inimene ütleb seda, siis tõde ei ole temas. Ta nagu lihtsalt ei saa aru. 9, kui me oma pattu tunnistame. Johannes, aga sa oled ju apostel, sa oled nagu pühak, on ju, sa oled hästi vahva mees, on ju. Miks sa paned nagu, kui me tunnistame? Kas sa panid tähele, Johannes arvestab endaga siin? Miks ta panid meie, mitte teie? Kui teie pattused. Vaata, mis ta ütleb. Aga kui me, Johannes ja teie, kui me oma pattu tunnistame, ja see tunnistamine on homologeo. Homo on mingi asi, meie keeles tähendab midagi muud. Homo tähendab sama, sellepärast see on homoseksuaalsus on sama. See, homo siin tähendab sama ja logeo on rääkima, sama rääkimine, homolego, sama ütlema. Kui me, ja see kõneviis on siin pidev jätkuv protsess, kui ma regulaarselt, pidevalt ütlen sama, mis Jumal, mille kohta ma tunnistan üles mu pattud. Isand, ma ei ole nii, nagu ma peaks olema, ma lihtsalt nõustun sinuga. Meile parandus on see, et ma pööran pattudest, ma jätan neid maha, ma lähen valguse poole, ma võtan vastu seda ja ma ütlen, ma ei taha seda enam, palun andeks, isand, et ma tegin seda. Meile parandus on see, et ma proovin mõelda teisiti minu pattu suhtes, Jumala suhtes ja ma proovin seda maha jätta. Jumala armust. Kui ma tunnistan, ütlen sama Jumala, et see oli must ja räpane. Tema on ustav ja õige nõnda, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu üle kohtust. Siis ma saan öelda, mul ei ole pattu. Aga see on ainult tingitud sellest, et Jumal nüüd andestab. Kui ma ütlen, et mul ei ole pattu, siis ma eksin. Miks ma saan seda öelda, on see psalm 19, 13, 14 ja 15 ütleb niimoodi Taavet. Kui sa arvad, et patt on ainult teadlik asi, mis ma kunagi tegin, kui ma teadsin, et see teeb talle haiget ja ma otsin ikka teha, siis mis Taavet ütleb? Eksimused, kes neid märkab? Salajastest pattudest mõista mind vabaks, ma isegi ei tea, mis ma teen. Luba Jumal, et ma isegi ei tee neid salajaid asju. Ja ülbete pattude eest. Meie mõtleme, patt on ainult ülbe asi, et ma teadlikult lähen Jumala vastu, aga siin Taavet ütleb, hoia mind ka salajastest pattudest ja eksimustest. Küll sina vähemalt eksid. Vähemalt sul on mingi salajane patt. Ärgu need valitsegu mind, siis ma olen laitmatu, ainult siis ma olen laitmatu, kui mul ei ole salajad patud ega eksimused ega ülbed patud. Sõber, sul on vähemalt ülbed, kui mitte, siis sul on vähemalt salajased, kui sul ei ole salajased, vähemalt sul on eksimused. Ja Taavet tahab, et Jumal hoiaks teda neist ilmale. Olgu sulle meelepärased minu suu kõned, mu südame mõtlemised sinu ees, isand, mu kalju ja mu lunastaja. Isegi su mõtted võivad olla sinu pattud. Ma mõtlesin midagi, mis ma ei tohtinud. Jumal on nii valge, et isegi mu mõte võib olla tema vastu. Mu mõtted patud, mu käe patud, mu suu patud. Kõik, mis ma saan isanda vastu öelda, teha, mõelda. See on väga raske ja Johannes teab seda, sellepärast ta julgustab meid nende samade sõnadega. Kui me patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu üle kohtust. Ma mõtlen, et aga ma olen valguses siin ja ma näen, kui must ma olen. Isand, anna mulle andeks, et ma olen nii räpane.
ja siis ta ütleb, valge. Kogu patust. Valge. Jeesuse veri puhastab, sa tunnistad, ma võtsin kõik ära. Kõik on korras, mu poeg, mu tütar, kõik on korras. Armas laps, tunne rõõmu minust. Jumala üks imeline omadus on see, et ta armastab andestada. Jumalal on hea meel andestada. Miks? Sest Jumal on halastav. Mis on Jumala suur atribuut omadus? Jumal on halastav. Kuidas ma tean? Sest ta andestab. Ta muidu ei oleks halastav. Nii et see kinnitus, mis Johannes tahab sulle täna pakkuda, on see, et sõber, vend, õde, kui sa langed, Jeesuse veri puhastab sind, kui sul on tõeline osadus temaga, sa näed, et sa eksid, sest sa oled valguse lähedal. Ja kui sa eksid, sa palud andeks ja ta annab sulle. Sa parandad meid jätkuvalt, pidevalt, ma jätad seda maha, ma enam ei tee seda ja siis sul on järgmine kord siin käe peal tekkinud, järgmine kord sa langed ja sa ütled jälle ma ei kõlba ja siis ta kinnitab jälle, tule, ma puhastan sind kogu sinu ülekohtust. See on see evangeelium, et Jeesus võttis meie patud risti peal, sina ei pea neid kandma. See on ebaaus, kusjuures see on väga ebaaus. Miks Jeesus pidi kannatama selle ajal? Mina peaksin põrgus igavesti, see oleks aus. Aus oleks see. Ja see on ebaaus, et süütu võttis süü enda peale. See on ebaaus. Aga see oli Jumala plaan ja Jumala silmis see on õiglane. Sellepärast ta saab öelda, et Jumal on ustav ja õige. See ei ole päriselt ebaaus, see on õige. Miks? Sest Jumal on see seaduse tegija ja Jumal ise ütleb, et kui seadus on rikutud, keegi võiks, kes on patuta, maksta kinni sinu eest. Sellepärast meil ei ole teist lootust peale Jeesust, ainult üks patuta inimene elas. Miks ta inimene pidi olema, oli see, et ta esindab meid inimestena. Miks ta Jumal pidi olema? Sest ta esindab Jumalat. Ja ainult Jeesuses ristis me leiame, et Jumal on ustav ja õige ja andestav ja õiglane. Mulle meeldib rääkida moslemidega täpselt selle sama juttu. Ma küsin moslemi käest, kui õiglane on Jumal? Väga õiglane. Moslemid usuvad põrguse. Väga õiglane. Kes oled pattu teinud, mis saab? No võib-olla põrgus, aga võib-olla ta andestab. Oota, see ei ole õiglane. Sa ütled, et Allah ei ole nii õiglane kui Tartu maakohtu kohtunik või? Kui sa teed valesti ja lähed maakohtuniku ette ja ütled, võib-olla sa lihtsalt nagu annan mulle andeks. No. Võib-olla ta otsustab, okei, täna ma annan. Hea küll. Sa ütled, et sinu Jumal on vähem õiglane kui kohtunik siin maa peal. Siis ütleb, ei, nii ei ole. Ja mu point on see, ainult Jeesuses me näeme, et Jumal on õige, ustav. Kuidas? Sest Jeesuses risti peal me näeme, et Jumal karistab pattu täie vihaga, täie jõuga, täiesti õiglaselt. Ja nüüd, et meie, kes oleme uskunud Jeesusesse, meie, kes oleme tulnud temale, meie, kes oleme otsinud varju Jeesuses, varju paika. Nüüd meie karistus on kantud, Jumal on olnud õiglane meie pattudega. Ta on karistanud meie patte. Et meie võime nüüd vabaks minna, sest see on kinni makstud. Sellepäraski Jeesuses me näeme, et Jumal on õige ja ustav, et andestada. Ta ei ole vale, ta ei ole korrumpeerunud, ta on õiglane, sest ta on juba karistanud seda Jeesuses, meile, kes oleme uskunud. Ja see on imeline uudis. Jeesus võitis siis surma näidates, et see on tõeline. Kui sa arvad, et sina oled valguses, aga käid pimeduses, siis sina ei ela tões. Kui sa ei armasta Jeesust, siis sa ei ole tões. Kui sa ei otsi tema juures andestust, siis sa ei ole Jeesuses. Kui sa ei paranda meil, kui sa näed, kui must sa oled, sa ilmselt ei ole Jeesuses. Aga tema point siin ei ole see, et sa kardaksid, vaid see oleks julgustust. Kui sa teed pattu, kas ei koorma siin, kas ei lähe valguse poole, otsides andestust. Ja Jumal on lubanud seda, et sul on nõrkus, et sa otsiksid tugevust temast. Jumal on lubanud, et sul on igasuguseid raskusi su elus, et sa otsiksid tema juures pelgupaika. Ja nüüd ta võtab kokku 10. salmis, et 3. tunnus on tõeline tunnistus, ehk ma ütlen õiget asja. 10. salm, kui me ütleme, me ei ole patustanud, siis me teeme tema valetajaks, et tema sõna ei ole meist. Miks? Sest tema sõna kinnitab, et meie lihaliku loomusega, Aadama järele tulijatena oleme patused, mitte ainult loomu poolest, vaid mis me teeme oma kätega. Jälle, ta ei rõõmusta selle üle. Me ei ütle, et
ma lihtsalt olen, ära muretse, ma lihtsalt olen selline. Ei, Jumal ei jätta sind muutmata, ta muudab sind. Mõnikord see võtab aega. Vaatad kunstniku teost, mõni viskab lihtsalt värvi seina peale, ütleb, see on tehtud. Mõni võtab aastaid, et panna kõik õigesti. Ja Jumal on nii halastav, nii imeline, et ta võtab tihti aastaid meiega, et meistri teos oleks veel imelisem. Ta tahab, et sina leiaksid tõde temast. Ja tunnus on see, et sa oled tõesti valguses, on see, et sa saad aru. Ma olen päästetud pattune. Ja ei, minu esimene asi ei ole see, et ma olen pattune. Ma olen päästetud. Aga ma tean, kes ma olen, kes tema on. Ma tean, et tema on minu osa, minul ei ole seda ise. Ma tean, et mina ei saa midagi teha ilmast temata. Kui sa oleksid täiuslik nüüd, sa ei otsiks tema juures mitte midagi. Kui sa täna elaksid perfektselt, sul ei oleks Jeesust vaja. Sõber, sa vajad Jeesust täna, sest sa näed, et sina ei ole valgus. Ja sina pead valguse juurde tulema pidevalt andestuse jaoks, rõõmu jaoks. Ma tahan suhteliselt lõpetada ühe looga. Ma olen kasutanud seda ükskord veel. Spurgeon, Inglismaa kuulus jutlustaja, kasutas seda lugu. Aastaid tagasi külastas üks prints Hispaania galeere ehk neid sõjaväelaevad. Hispaania galeere, kus suur hulk vange oli aheldatud aerude külge ja sunnitud lakkamatult raske tööd tegema. Arvatavasti olid peaaegu kõik neist mõistetud eluks ajaks. Kuna tegemist oli kõrge aukandjaga, ütles Hispaania kuningas printsile, et tema külaskäigu auks võib vabastada ükskõik millise vangi, keda ta soovib. Prints läks ühe vangi juurde ja küsis, mille pärast sina siin oled? Mees vastas, härra, ma olen siin ebaõiglaselt, mind süüdistati valesti. Ma ei ole seda karistust kunagi ära teeninud. Prints läks järgmise juurde, küsis tema sama küsimus. Ja ka tema kinnitas oma süütust ja ütles, et kurjad inimesed olid minu vastu vandenõu pidanud. Tegelikult rääkisid peaaegu kõik vangid täpselt sama lugu. Et nad on süütud. Lõpuks jõudis prints ühe õnnetu meheni, kes küsimust kuules pea langetas ja vastas. Härra, ma väärin siin olemist. Ma olen süüdi. Mulle ei ole ülekohut tehtud. Ma olen selle karistuse täielikult ära teeninud. Prints pöördus kiiresti valvuri poole ja ütles, vabastage see mees kohe. Ma ei taha teda siia jätta nii paljude ausate meeste sekka, sest siis ta rikub nad oma halva seltskonnaga ära. Kas ta saite aru? See mees oli ainuke, kes tunnistas, et ma olen eksinud. Ja prints irooniliselt ütleb, need teised õiged mehed ei tohi selle paharetiga jääda. Vabaske paharetti, ta rikub kõiki nende elu ära. Vennad ja õed, kas me teame tõde, kas me käime tões, siis ma tean, kes mina olen, kes Jeesus on. Siis ma olen tõeline osadus temaga, et ma saan puhastatud veel ja veel ja veel. Siis ma leian, et tema on minu rõõm ja rahu ja kõik. Kui ma olen tõeline tunnus, et ma käin valguses, siis ma saan aru, et ta puhastab mind regulaarselt, ma parandan meelt regulaarselt. Ja aastate jooksul ma näen aina vähem kortsusid minu kätte peal, mu näo peal. Aga see on pidev protsess ja Johannes kirjutab, kui me ütleme, me. Traditsioon ütleb, et Johannes on siin väga vana mees. Ja ta ütleb, ja kui me ikka patustame, sest Johannes teab, et ei ole ükski õiglane, ükski täiuslik, ükski, kes väärib midagi peale Jeesust. Kõik muud meie lihtsalt otsime seda valgust ja jookseme Jeesuse järgi. Sinu rahuvürst vabastab sind. Sinu rahuvürst, rahuprints parem kui selle laeva peal, peseb sind, uuendab sind veel ja veel ja veel. Palvetame.